Sattusin jälle hoogu, unustasin jälle filmida, aga mootor on küljest ära, ripub. Nüüd tõstame selle kuskil ära, kus ma saan teenid hakata vahetama ja siis vaatame edasi. Nii, kuna ma väga palju ei filminud, mis asju ma tegin, siis ma seletan, et teil oleks ülevaade, palju lahti peab võtma, et selleks, et saada mootor kätte. Ja alustame kõige lihtsamast, jaotusvedelik, alt, ülevalt, salongi oma ja kuskil oli veel üks, teine salongi oma läks sinna radikasse. Ilmselgelt käpad, lihtsam on mootor alla lasta, et nad kätte saada. Juhtmestik, ajukarbist kõik lahti, värk-särki. Siis kliima, see läheb sinna jaotusvedeliku swirlpotti või nii-öelda ülesse. Käigukast, kardaan, nagu ikka. Jah, ja pole üldse raske, 3 tunniga tegin ära ja ilmselt kõige raskem osa sellest oligi muidugi kütusetoru ja see siduritoru ja ilmselt see roolikardaan oli kõige raskem asi, mis kätte saada, sest see on täpselt kollektorite peal. Ja nii ongi. Polegi väga raske. Kätte sain paari tunniga ja nüüd saab võtta esimese mootori maha järgmine nädalavahetus ja siis juba lihtsam. Ilmselt massid ka. Ärge unustage mitte kunagi masse. Siin oli üks, seal oli üks, siin on 3. Nii et pole. BMW on väga lihtne auto. Nii et sellega saab igaüks hakkama ja sellepärast ma ei hakanudki mingi DIY asja tegema. Nii et jah, nädala sees vahetan tihendid ära. Õlijala tihend, karteri tihend. Äkki kolled jõuavad nädala sees. Saab kolled küljest ära võtta. Ja kolled külge ja tõstan peale. Ma tahaks tegelikult kergemat sidurit ja asju, aga see maksab juba 5 ja hiljem saab alati kasti alt ära võtta, et seda vahetada, aga saame äkki sõitma. Ja ma otsustasin, ma siis proovin vähemalt juhtmestikku pikendada, et mul siin on 46 jäi üle need kõlarijuhtmed salongist, mis kõik tulid, õige BMW juhe ja korralik. Et saab sellega pikendada kõiki juhtmeid äkki ja ei ole probleemi. Need, mis on liiga pikad, need vaatab, kas hakkan ühendama või siis kuidagi muutub ära, aga saaks ennem käima ja siis oleks hea. Siin on paar tükki veel vaja ümber tõsta, mis näiteks roolivõimu potsik läheb teisele poole kui minu autol ja seda sellepärast, et rida 4 on teisele pool roolivõimupump. Nii et jah, eks ma lükkan ta praegu kõrvale siia ja siis kui esimene seeria saab tühjaks ja mootor peale, see kõige lihtsam osa ongi sillatala alla lasta, paneb uue mootori sillatala peale, tõstab üles jälle, kõik kinni ja ei tohiks olla probleemi. Nii et eks näeme. Me ei näe midagi, tegutseme. Ma kogu aeg ütlen seda, sest ma ei oska midagi muud öelda. Ja kindlasti ma pean vaatama, kuidas kliimaturudega on, sest et ma tahan kindlasti toimivat kliimat, sest et siis mõttega ma ehitan uue auto ja siis ei toimi kliima ja siis suvel line-upis palavaga higistan. Ja ma pigem ikka panen kliima sisse ja on hea uus auto. Sõidan kohale ja toimiva kliimaga ja püsikaga. Nii et praegu läheb kõik jumal hästi ja panen uue rihma ja uue rulliku ja õlijala tihend, karteri tihend, kolled uued. Sisselaske praegu, et on originaali, aga ilmselt tahan N54 oma panna, aga ilmselt rohkem veits raha vaja, sest et tahab ilmselt tuuni ja selle peab ostma. Nii et jah, praeguseks on kõik. Näete kõik, et ei ole kõige raskem. Ja järgmine nädalavahetus paneme juba peale, kui kolled kohale jõuavad. Nii et ei tohiks midagi rasket olla. Uued kolled ja siis on juba raju hääl ka, sest et tegelikult ma ei teadnudki, aga siin oli täitsa otse läbi toru välja arvatud üks pütt, nii et see teeb päris head häält
juba originaalkolledega, nii et jah, võib-olla läheb liiga valjuks ja siis peab panema suuremad pütid ja aga eks seda juba näeme järgmine kord. Mis järgmine, siis kui käima saame. Ilmselt mul läheb veits ikka aega, et seda käima saada. Ei hakka väga kiirustama, sest et tahaks korralikult asju teha. Nii et jah, aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord. No tere, järgmine päev. Pole küll järgmine päev sellest ajast, kui ma mootormaa ütlesin, vahepeal käisin teenid toomas värki mingi päev. Nii et ühesõnaga täna hakkame esimese järje mootorit vaatama. See rida 4 kolakas lendab nahhui. Ostetakse ära isegi meie juhul. Nii et vaatame täna, kui kiiresti maha saame. Ja ma arvan, et mul läheb 2 tundi kuskil. Aga eks näeme. Proovime võimalikult kiiresti teha ja siis vaatame edasi. Nii et panen timelapse'i käima ja let's go! Otsas on pappo, mehed, mis me teeme? Meil tuleb minna ihumüügiteele. Itaalias ütled vaid amor ja luna. Inglise tibile ütled I love you. Ma ei ole joonud. Muidugi ma unustasin vahepeal filmida, aga rida 6 esimeses seerias on väga halb mahutada ikka. Vaadake. Oih, nagu siit ei ole väga palju ruumi. Siit ka ei ole väga palju ruumi. Ma ei tea, kus see ventikas peaks minema. Ja ütleme nii, et ma tahan praegu keskenduda ja ma ei jaksa filmimise peale praegu mõelda. Nii et vabandaga. Ilmselt näete, kui vahel on. Kui üldse mahub siia, võib-olla tõesti ei mahugi. Ja on pekkis. Aga loodame parimat. Ma olen maailma halvim YouTuber, sest et ma ei ole mitte sittagi filminud põhimõtteliselt. Ühesõnaga, mootor on vahel. Kast on küljes, kardaani pikkust ma tahaks nutta ja ilmselt see ei istu on ja aga see pole vahet praegu. Nüüd on tähtsam küsimus, mis see... No siit panin, juhksmes ikka nagu näete, see on veits kehva, siit peab pikendama. No, see on savi, siit ülejäänud kõik istub ja mitte ükski radikas siia ei mahu, nii et mul on 2 valikut, või tegelikult 3 valikut, kas ma lõikan originaali puruks. Teine võimalus on hangin talle siis E82, 88 esinina ja mitte kuskil ma ei leia seda, ainult uuena 3 sotti. Või huvitavam lahendus on E92 nina panna. Ja ma tean, ustega see ei istu ja nii edasi. Ausalt öeldes mul on savinud uksed. See isegi näeks ägedam välja. Ja nagunii see nina peaks siis pikemaks minema, ma kardan. Vähem mulle tundub, ma kardan, et ülejäänud asjad nagunii ei istu siia. Tiivad ja asjad, 82 ja asjad on teised. Nii et põhimõtteliselt kõige odavam lahendus mul on kas ise puruks lõigata või 92 nina. Aga kuna ma süke veits imelik peast, siis ma tahaks 92 nina proovida. Ma ei tea, kuidas need kapoti hinged asjad peaks istuma. Ma hakkan mõõdurindiga käima ja vaatama. 92 seal ja ma saan hakata mõõte võtma. Ja kui kapoti hinged peaks kuidagi istuma, siis on läheb. Ma arvan, et saab. Või vaatame. Eks ma proovin. Nagu te näete, siis nina on maha võetud ja kuna 1-3-0 nina pole kuskilt saada, siis on plaan B. Ennem kui ma relakalt sisse löön ja hakkan mingi meisterdama ja aega raiskama selle peale, siis ma proovin E92 nina. Ma tean, et see võib näha välja rõve lõpuks, aga ma arvan, et saab soovima kuidagi. Nii et ega mul valikut väga ei ole, proovime peab ja kui hästi läheb, siis väga hea näeb välja. Nii et
eks hakkame pihta siis.